Tervist, hea vaataja! Pärnu haigla on Pärnumaa ja osaliselt ka Lääne, Saare ja Hiiumaa elanikke teenindav keskhaigla, mis osutab ööpäevaringset arstiabi. Lisaks tuleb haiglal teenindada Pärnut kui turismi- ja kuurortlinna külastavaid sise- ja välisturiste, kelle arv suveperioodil ületab 300 000. Pärnu haigla missioon on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Pärnu haigla visioon on olla usaldusväärne, uuendusmeelne ja hooliv arsti- ning õendusabikeskus. Pärnu haigla töötajaid on üle 1000. Meedikute suurim soov on leida patsientide tervisemuredele parimad lahendused. Meie filmi eesmärk on tutvustada erakorralise meditsiini osakonda läbi igapäevase töö. Siia osakonda saabuvad raskes seisundis haiged kiirabiga. Siit otsitakse abi ka kõige erinevamate tervisemurede korral. Selgitame, kes vajavad kõige kiiremat abi ja kes peavad veidi ootama. Selle kõrval pakume ka lahendusi paremaks koostööks. Erakorralise meditsiiniabi osakonna sissepääs asub haigla ehitajate teepoolsel küljel. Juurdepääsu hõlbustuseks on rajatud kaldtee. Osakonnal on 2 sissepääsu. Kiirabiautode tarbeks kiirabiboks. Raskes seisundis haige ei pea hetkegi viibima õues lageda taeval. Ta aidatakse soojast kiirabiautost autoboksi kaudu vahetult osakonda. Eraldi sissepääs on nii-öelda omal jalal pöördujatele. See avaneb ooteruumi, kus töötab ka sekretär. Ooteruumist pole võimalik näha kiirabi saabumist. See võib põhjustada ootajates meelehärmi. Aega läheb, kuid järjekord ei liigu nii kiiresti kui tahaks. Tegelikult käib osakonnas kogu aeg töö erinevate haigete aitamisel. Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakonda, lühendatult EMO, külastab ööpäevas keskmiselt 80-90 haiget. Pühade ajal veelgi rohkem. Kõige pingelisem on jaanipäev, siis on tavapärasest 2 korda enam haigeid. EMO patsientidest ligikaudu 1/3 saabub kiirabiga. Võib juhtuda, et korraga on saabunud mitu kiirabiautot raskes seisundis haigetega. Erakorralise meditsiini osakond on jaotatud 2. Ühel pool uuritakse ja ravitakse sise- ja kirurgiliste haigustega patsiente. Siin on 9 voodikohta, kõige tarvilikuga. Monitor haige elutähtsate talitluste hindamiseks, hapnikumask ja tilkinfusioon ravivahendid. Võib juhtuda, et kõigil vooditel lamab raskes seisundis haige. Vajadusel korraldatakse lisakohad uutele haigetele. EMO sise- ja kirurgiliste haigete poolel töötab arst, 2 õde ja hooldaja. Arst teostab haige läbivaatuse, tutvub olemasolevate dokumentidega, määrab uuringud ja ravi. Õe tööülesanneteks on omalt poolt haige küsitlus, elutähtsate näitajate registreerimine ja raviprotseduuride teostamine. Hingata ei ole. Õhupuudus on. Kaua see õhupuudus on? Juba 3 nädalat. Kas õhupuudus on siis, kui kõik kõnnite või kogu aeg? Ma olen kogu aeg voodis on. Töö osaks on kogutud andmete dokumenteerimine elektroonilises haigusloos. Siit avaneb täpne ülevaade haige analüüsidest, röntgeni, ultraheli ning teiste uuringute tulemustest. Erakorralise meditsiini osakonna tööülesanneteks on ka abi andmine vigastuste ja avariide korral. Enamus vigastusi on õnneks kergemad. Haiged pöörduvad osakonda nii-öelda omal jalal, kuid raskemate vigastustega haiged saabuvad kiirabiga. Erinevate vigastustega haigete vastuvõtt, läbivaatus ja raviprotseduuride teostamine toimub Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakonna trauma poolel. See on rahva seas tuntud kui traumapunkt. Siin töötab arst, õde ja hooldaja. Arst teostab haige läbivaatuse, dokumenteerib kogutud andmed ja määrab ravi või teostab vajaliku protseduuri. Õde paigaldab tilkravi, registreerib südameuuringu ehk elektrokardiogrammi, puhastab ja seob haavu. Koos hooldajaga paigaldatakse paljudele tuttavad kipslahast. Hooldaja aitab haiget riietamisel, viib analüüse laborisse ja aitab haiget röntgen- või kompuuteruuringule.
töö erakorralise meditsiini osakonnas on kiire ja pingeline. Hoolt ja tähelepanu vajavad vooditel lamavad haiged. Tänu sekretärile on ülevaade ka ooteruumis viibivate haigete tervisemuredest. Iga hetk võib saabuda kiirabiga uus haige, kelle seisund võib osutuda kõige raskemaks. Teame, et igal abivajajale on tema haigus või tervisemure kõige tähtsam. Isegi kui väga tahaks, ei saa anda head abi kõigile korraga. Seetõttu on kasutusel töökorraldus ehk triaaž. Selle eesmärk on tagada kõige kiirem abi eluohtlikus seisundis haigele. Triaažimisel kasutatakse järgnevaid värve. Punane. Patsiendi seisund on eluohtlik. Vajalik on kohene läbivaatus, esmased uuringud ja kohene raviga alustamine. Kollane. Haige seisund vajab kiiret abi, kuid eluohtlikku seisundit hetkel ei ole. Roheline. Patsiendi elu ohus ei ole. Vaevus või tervisemure on tekkinud päevade, nädalate või isegi kuude eest. Siia kategooriasse kuuluvad ka patsiendid ühe piirkonna traumaga, kui üldseisund on rahuldav. Ka traumatsoonis antakse abi vastavalt triaažile. Mõte ikka sama. Kõige kiirem abi sellele, kelle seisund on kõige raskem. Patsiendil on verd jooksev haav või tugev valu. Kui teiste haigete seisund vähegi lubab, püüame kiiremini anda abi kõige väiksematele patsientidele. Kui on viga saanud väike laps, osaleb tema ravis kogu meeskond. Esmalt tuleb väikese patsiendiga saada sõbraks, selgitada talle ees ootavat protseduuri. Tänu headele rohtudele ei ole haavaravi tänapäeval valus. Väike naks käib, aga sellest me ei tee väljagi, sa oled ju nii tubli tüdruk. Vaatame patsiendi käekäiku, kes pöördub ise erakorralise meditsiini osakonda. Kõigepealt kohtub patsient sekretäriga, kes dokumendi alusel vormistab patsiendi kaardi, kontrollib ravikindlustuse olemasolu ja võtab visiiditasu. Visiiditasu ei pea maksma rasedad ja alla 2-aastased lapsed. Edasi kohtub haigega õde, kes määrab kaebuste ja eluliste näitajate mõõtmise alusel patsiendi seisundi raskuse ehk meile juba tuttava triaaži kategooria. Seejärel järgneb EMO arsti poolt saabunud haige küsitlus ja läbivaatus ja täpsustavate uuringute määramine. Samal ajal ei tohi jääda tahaplaanile teised EMOs viibivad haiged. Neid on tavaliselt kõigil 9 voodil, tipptunnil ka lisavooditel. Kõigi nende seisund vajab pidevat jälgimist ja ravi. Nii võib juhtuda, et patsient, kelle tervisemure meditsiinilises mõttes ei nõua kohest sekkumist, peab ootama, kuid abi antakse esimesel võimalusel. Kuna erakorralise meditsiini osakonnas viibib patsient kuni haiguse diagnoosimise ja ravi määramiseni, peab kõik uuringud koha peal ära ootama, et arst saaks anda lõpliku otsuse ja ravisoovitused. See võtab aega ning seetõttu peab varuma kannatust. EMO meeskonnale on rõõmsamaks hetkeks rakendatud raviga haige vaevuste leevendumine. Kui haige lahkub kodusele ravile, siis toimub veel kord kohtumine arstiga, antakse ülevaade teostatud uuringutest, protseduuridest ja nende tulemustest. No, nii kui karupoeg tuleb. Aga mis mastus? Juba mul on makstud. Kõik on mastud juba. Juba maksin ära. Kõik on mastud. Ja. Need varu jäi. No siis on hea, kui sa valus lahti. No jah, aitäh siis. Umbes pooltel erakorralise meditsiini osakonda pöördunud patsientidest puudub oht elule ja tervisele ehk triaaži alusel rohelised patsiendid. Ei ole võimalik kõigile pöördujatele korraga ja kohe anda head abi. Aluseks on ikka haige seisund, oht elule. Aga abi ootavad kõik pöördunud. Ootajal on alati aeg pikk ja enda tervisemure kõige pakilisem. Nii võivad tekkida lahkhelid meedikutega. Tüli ja kriitikat pingelises EMO-töös ei soovi mitte keegi. Kuidas vältida tarbetut ootamist ja arusaamatusi? Eesti Vabariigi tervishoiusüsteemi osadeks on meditsiin esmatasand ehk perearsti abi.
eriarstiabi ja haiglavõrk. Üks osapoole teisest parem ega halvem. Erinevus on patsientuuris ja töö iseärasustes. Kui tervisemure on tekkinud päevade ja nädalate jooksul ja enesetunne on üsna hea, siis on mõttekam pöörduda perearsti vastuvõtule. Nii on võimalik vältida tarbetut aja ja närvikulu erakorralise meditsiini osakonna ooteruumis. Esmased uuringud on võimalikud juba samal perearsti vastuvõtul. Samas koostatakse ka edasiste uuringute ja konsultatsioonide plaan. Kui tervisemure muutub häirivaks väljaspool oma perearsti tööaega, õhtusel ajal või nädalavahetusel, siis saab head meditsiinilist nõu perearsti infotelefonilt numbriga 1220. Kogenud meedik analüüsib helistaja vaevusi ja annab omad soovitused. Tõsisema tervisemure kahtlusel suunatakse patsiendi kõne häirekeskusesse ja järgneb kiirabi külastus. Vajadusel aidatakse haige lähemasse erakorralise meditsiini osakonda. Eesti Vabariigis töötab hea tervishoiusüsteem. Inimese tervisemured on väga erinevad ja seetõttu ei saa need kõiki ühtmoodi hästi lahendada vaid ühes kohas. Tehes koostööd meedikutega ja kasutades põhjendatult kõike seda, mis on aastate jooksul käivitunud. Perearsti meeskonnad, perearsti nõuandetelefon, häirekeskus ja erakorralise meditsiini osakonnad. Ainult nii on võimalik leida parim lahendus erinevatele tervisemuredele.